Tere hommikust, sõbrad! Nii, oleme siis siin üles ärganud. Tere hommikust! Sina magad üle? Ei tegelikult oli vahepeal üle. Kuule, ärka ülesse. Sul on töö ootab. Mis sa siin magad ja sööd ainult? Sa pead tööle minema, sa pead raha teenima, sul on kohustused ja vastutused. Mis sa itsitad? Okei, teda vist väga ei huvitanud see jutt, mis ma talle rääkisin. Nii, sina siis jääd täna koju või? Ja mina lähen siis Stylehouse'i mõneks ajaks. Enne me teeme kodus muidugi mõned asjad ära, mis on vaja arvutiga, sest et millegipärast see väga-väga hea arvuti, mis me ostsime siin mingi pool aastat tagasi. Mingi 100 korda katki läinud. Mitte 100 korda, paar korda katki läinud, üks kord Tais, kus viisime garantiisse, vahetati kõva ketas ära. Ja teine kord siis nüüd millegipärast jälle blue screen tuleb kogu aeg ette ja ehk siis see on vaja garantiisse viia. Aga enne meil on vaja seal paar asja ära teha, mida on vaja. Vot, aga nüüd on hommikusöögi aeg ja milleks on kaerahelbepuder. Oi! Nii, hommikusöök on söödud. See oli väga-väga maitsev. Aga ma söön seda iga päev. Ja see on alati super maitsev. Ja neid Tiiri seal praegu naeratab, kuna emme lõikab küüsi. Vähemalt proovi. Ma lõikan siis, kui ta magab vaata, sest ta liigutab ikka päris palju, ma ei tea, ta sisse ju lõigata. Aga ma hakkan nüüd varsti minema. Kell saab juba sinna 12 poole. Et ma tavaliselt 12-ks hakkangi lähengi Stylehouse'i. Nii et ma hakkan nüüd siis vaikselt riidesse panema ja siis jätan siis Shanti ja neid Tiiri päevaks siia. Kas kell sa tagasi tuleb? 5-6 ajal. Või siis täna natuke varem. No vaata ise. Oleneb, kui palju tegemist on. Okei, aeg on hakata minema. Ja siis võib öelda tšau Tiirile ja Shantile. Naisele. Tšau, tšau. Tšau, tšau. Täna on väga päikseline ilm ja mõnes soen täna isegi. Et soojem kui ma arvasin. Ja siis saab nautida soojemat päikselist Eesti ilma. Nii, nimelt nüüd ma olen siis Stylehouse'is. Tegin ära mõned tähtsad asjad, mis oli vaja ära teha. See olid kiired natukene. Mõned kliendid käisid. Aga nüüd ma mõtlesin, et täna ma teen sellise Stylehouse'i tutvustava tuuri teile, et kes ei ole veel meid külastanud, et siis väike tutvustus teile, milline meie Stylehouse. Siis hetkel ma viibin meie koosolekuruumis, kus on siis Buda pilt seal. Ja siin on siis Norra orkestri, mis nüüd juba 3. orkester, mis meilt soovib tellida, kes meil soovib tellida. Et siin on need mingid näidised, mis siis lähevad, millest me teeme siis nende esiknäidised, mis siis nendele lähevad. Aga see on siis meie selline koosolekuruum, kus siis toimuvad koosolekud. Siin on siis meie tootmiskabinet. Seal on Svetlana. Siin on teine Sveta, kes on praegu puhkusel ja siis siin on siis, kus kõik tootmis töötab. Siin on siis rätseparuum. Siin on Agne. Siin on Ljuda. Ja siin siis valmivad kõik Kauri Stylehouse'i rätsepaülikonnad, mõõduülikonnad, parandused. Kõik on siis meie meister rätsepate poolt tehtud. Et see on siis nii-öelda restoranis nii-öelda see köök, kus siis kõik valmib. Nii, lähme vaatame nüüd edasi. Siin siis valmivad Kauri mõõdusärgid ja väiksemad partiid, kui on vaja. Siin me valmistame ka, mis on sellised väiksemad kogused firmadele. Ja siis kui on suuremad kogused, siis selleks on suurem tehas. Aga siin on siis kõik mõõdusärgid.
seal Leena lõikab välja juba praegu mingit särki seal. Lõikab välja seal. Ja nüüd läheme vaatame salongi üle, et seekord alustasime siis köögist ja nüüd läheme vaatame nii-öelda restorani üle, et see on üleval, siis toimubki see kogu see maagia, mis me siin propageerime ja pakume inimestele ja siis lähme vaatame, kus siis kliendid meile tavaliselt külla tulevad. Nii, ja nüüd me olemegi siis salongis ja siis siuke, siin on meil Anne täna. Anne teenindab teid, kui väga sõbralik, väga kompetentne. Siis vahepeal mõnel päeval on Shirley, kes on siis siuke elegantne daam, kes siis ka teenindab teid. Ja mina ise olen ka siin nüüd veel 2 nädalat, kes soovib. Pange ruttu ajad kinni, ruttu nüüd kohe, helista siia Stylehouse ja hallo, tere, ma tahan mõõduülikonda, trätsapõlikonda, mõõdusärki ja siis mina tulen ja aitan teil valida või kuidas või millega teil iganes aitan teenindada igastahes. Siis siit on sissepääs. Siin on meil mõned valmistooted, ülikonnad, mõned kampsunid, mõned särgid. Siin on lipsud. Siis siin tavaliselt me laseme teil istuda, pakume teed või kohvi ja siis räägime juttu ja valime kangad. Seal siis lõpus on see proovikabiin ja siis siin on kõik need kangad ja kataloogid, mida me kasutame teie mõõduülikonna mõõdusärgi valmistamiseks. Nii, minu jaoks on siis täna kõik siin Stylehouse'is. Täna tulis küll ühempäev, aga ma viin nüüd arvuti parandusse, sest on meile peavalu, nagu ma hommikul ütlesin. Viin selle parandusse ja siis ma arvan, et ma lähen koju Shanti ja neid tiiri juurde tänaseks, et tuleb siis küll ühempäev ja vaatame, mis me siis kodus teeme. Nii, ja olemegi nüüd kodus. Neid tiiri oli täna väga tubli tüdruk. Pööras ja tegi trenni ja sulle vist meeldib kaamera, kuule. Sulle vist meeldib. No mis sa itsitad seal? Mis sa itsitad? Sulle nii meeldib, kui vilvitakse. Igastahes Shantil oli täna siis väga kerge päev. Neid tiiri oli väga rahulik, väga lõbus. Shanti siin teeb omale süüa, brokolit. See on siuke Aasia kast, nagu sojakastmes siuke aasialik brokoli. Allitama neid küüslakna. Allitama. Diana, jah. Vot, mina teen ka süüa endale. Mina teen juurvilju ja ube ja siis siin on tatrapudru. Tatrapudru on väga hea, mulle väga meeldib tatrapudru. Arvuti või laptopi sain väga ilusasti anda karantiisse, nädala aja pärast peaks kätte saama. Nii et sellega on loodetavasti nüüd lõplikult näpud risti korras, et meil ei tule, et nad teevad selle korda ja siis ta on korras ja siis ta töötab ja siis nagu tema peale saab loota. Aga muidu siis me kohe saame oma toidud valmis ja hakkame vaatama, mida? Minu köök on parim. Minu köök on parim. Hakkame minu köök on parimat vaatama. See on siuke Austraalia kokkamissaade, ma arvan, et te juba teate, mis saade see on. Sa vaatad ka seda kindlasti, ma tean küll. Vaatad seda kindlasti. Igastahes me hakkame seda vaatama ja siis varsti peaks tulema mu õde Diana koju, siis tema tütar Sofia ja siis tema teine tütar Bella.
Isabella on tegelikult, aga me kutsume teda Bellaks. Vot, siis te võib-olla juba näete neid ka pärast. Ja koju jõudis Sofia. Tšau! Ta on meil siuke ilus noor neiu ja ta arvab, et ma ei näe. Ja millel on hapukoor peal. Aga mis tunnid sa läbid, räägi meile. Tunnid, räägi. Eesti keel, matemaatika, inglise keel ja... Eesti keel, matemaatika ja inglise keel. Mis sina selle kohta ütled? Suust iga päev oli, aga... Okei. Tere! Kuidas sa teed? Ma filmin oma õdet Jaanot. Mis sa teed? Mida sa said? Jee, Bella! Raffaello! Ma lähen vastikumas kommis. Ai, katten! Nii suur naeratus. Lahutus see nüüd siis on? See on Diana filmimine. Nii, nüüd me läheme kinno. Mäng on käimas, me läheme kinno. Me läheme Beauty and the Beasti vaatama ja Diana vaatab neid tiirid. Ja Sofi tuleb meiega. Ja Shanti pole 6 aastat kinos käinud. Ma pole 2 aastat kinos käinud. Nii et me peame selle kuiva perioodi nüüd nagu kuidagi katki tegema vaata. Oleme juba valmis. Neiti on ka nüüd valmis ja siis me hakkamegi siit samast uksest nüüd välja lendama. Visatakse välja niimoodi. Ükshaaval. Tegelikult me Hüppamegi. hüppamegi. No, jänku. Olengi juba, on jänes aasta sind. Ma arvasin, et keegi läks välja. Kuule Bella, kus sa lähed juba? No ta hüppab. Okei, nüüd me läheme nagu pardi reas. Isa part läheb kõige ees oma kõige nooremaga, siis seal taga on ka naised tulevad isa pardi järgi. Nii, siis nüüd me hakkame nüüd sõitma. Tere! aega. Me hakkame nüüd sõitma. Mina suur mees pean siin väikses kohas istuma kuidagi. Ei mõika väga hästi. Ja mina pean pea vastu lage istuma. Kus sükke otsus tuli, aga... Ja siis nagu neid tiiri boss istub seal ees nagu vana boss ise. Ma ei tea. Vaata, naistel on eesõigus. Ja. Okei, aga igastahes nüüd kell on 15 minuti pärast hakkab film ja siis me natukene ostame mingit snäksi ka võib-olla ja naudime siis oma kino. Oota. Okei. Nii, räägi, kuidas siis meeldis? Ei, mulle väga meeldis. Ma nii ootsin ja minu expectations were high. Yeah. And I got it. You got it, jah. Nii, see oli Sofi teine kord Beauty and the Beast. Mis su kommentaarid on? Suurepärakuline. Sa vist suurepärakuline. Eesti keel 5+, vaata. 5+. Ma mõtlesingi, et sa oled nii tark, vaata. Jaa. See oli see maailm oli hästi ilus seal. Ja mulle õudselt meeldis see koletis. Ta oli nii siuke... Handsome ju. Ta oli nii handsome, jah. Läheks teisele poole kohe, nii teise tiimi läheks kohe, nii. Ahah, kohe tiimiga. Sofil on tegelikult homme koolipäev. Aga miks sa ei ole maga juba? Beauty. Ei kommenteeri, et jah. Ma ei kommenteeri. Nüüd me ootame siin bussi veel 7 minutit. Külm on ja siis me läheme koju ja siis me sööme natuke veel, on jah? Ei, mul on kalorid täis. That's the way to go pärast lapse saamist peabki süsteemselt rasva kaotama. On ju, süsteemselt rasva kaotama, on ju? Sa räägid minuga või? Jah. Ma rääkisin Ja siis Sofiga, veel sorry. lähme koju, teeme teekao ja pidžaamapeo ja... Aga mina söön küll veel, ma söön Paar päeva siin... külmutatud marju veel. Aga... jah. No mis tants see veel? Kuule, Sofi, tantsi. No Sofi soolo, no tantsi nüüd. Ei. Ei tantsi või? Sa tahtsid suured hiiglased minna või? Sa tahtsid väiksed hiiglased. Sa tahtsid saatesse minna ju. Väikesed hiid. Väiksed hiiglased. No näita oma hiiglasest. Väiksed hiired. Näita, kui hiiglane sa siis oled.
Sofi, näita kui hiiglane sa oled siis. Okei. nii hiiglane. Okei. väike hiiglane . nii et on minust pikem . Sofi, sa oled nii pikk ikka. Oota, mis te pläkutate? Nimelt siis homme läheb Neidiri Shantiga ujuma. ja kes tuleb meil filmima? mina . Ja Sofi, mina mõtlesin , ma kodus teen nagu siukest mõnulen lihtsalt ja puhkan ja no nii , tegelikult tegelikult . peabki , sest kolmapäeval tuleb ju sul tegelikult filmib ju kaamera . filmib kaamera , mitte ilm . aga kes kaamerat hoiab ? Sofi , sa oled nii äge . on ja ? kas sa tead , et see . Vandu . okei . Appeal to the young ones . Sofi emotsioonid , kui ma olen väga . kõik juba magavad , kõik juba magavad , aga ja ma lähen ka nüüd kohe magama . nii et Neidiriga veel siin elutoas , kõik on juba voodides , me Neidiriga veel elutoas tšellime . tegelikult Neidiriga juba ammu magab , aga nii et ma arvan , tänaseks on kõik .